19. peatükk. Rahvarinne. Eks siis loodi ka rahvarinne. Selle eesotsas seisis Edgar Savisaar. Väga energiline inimene. Minusuguse vana mehe jaoks isegi liiga energiline. Esimest korda kohtasin ma Savisaart mingisuguses sööklas. Mina lõikasin aeglaselt oma snitslit, aga Savisaarel oli kiire. Ta vahtis pidevalt kella ja kugistas toitu peaaegu tervelt. Leivaviiluka pudistas põrandale, ei märganud teist üles võtta, sõi edasi. Mul oli seda võõrastav näha. Mäletan, kui Päts juhtus leivatükki maha pillama, tõstis ta selle alati hellalt üles ja suudles. Vahel niisuguse kirega, et proua Päts armukadedaks muutus. Aga Savisaar isegi ei kallistanud põrandale kukkunud leivapala. Vaat, vahel võib niisugustest tühistest asjadest ebasümpaatia alguse saada. Aga oma afafassit, ütles Savisaar mulle täie suuga ja püüdis närviliselt kella takseerides veel ühe sardelli huulte vahele litsuda. Kuidas palun? Küsisin ma jahedalt. Hulva fassit, kordas Savisaar. Samas lauas istuv Marju Lauristi punastas pisut ja seletas, et Savisaar paluvat mind, et ma tuleksin kuulama Juri Afanassjevit, kes kõneleb linnahallis Molotovi ja Ribbentropi paktist. Lõin käega. Mes üks tibla ikka rääkida võib, arvasin ma. Teate, mis ma teile ütlen? Sea sitt ja tibla jutt, need pole muud kui üks lurin. Savisaar jõi ära oma kompoti, virutas paar korda klaasi põhja pihta pah-pah, nii et rosinad sealt talle suhu kargasid ja juba oligi läinud. Sörkis läbi rahva summa, jagades käigu pealt rahvarinde kleebisid ja ajalehti. Edgar teeb ära 7 mehe töö, ütles keelevigurdaja Mati Hint uhkelt. Temast tuleb Pätsi järglane. Selle jutu peale ma tõusin püsti ja lahkusin pahaselt. Uksest väljudes pidin auku kukkuma. Savisaar kaevas õues kraavi. Sa, Savisaar, seda tead ka, et kui mehel on 7 ametit, siis 8 on nälg, ütlesin ma tõredalt ja läksin oma teed. Mulle ei meeldinud niisugune rähklemine, pani pea ringi käima. Käisin Niguliste kirikus rahunemas, vaatasin surmatantsu. Iga teine figuur pildil oli surm. Pärast, kui tänavale tulin, vaatasin möödujaid ja siis oli iga teine inimene Savisaar. Nii vilkalt sahkerdas. Ma arvan, et ta ei teinud ära mitte 7, vaid 100 inimese töö. Tundsin end tema läheduses jõuetult. Varsti organiseeris Savisaar Balti keti. Ta oli tahtnud noorena kosmonaudiks saada, aga siis vist olid tulnud tõved ja elumured ning see soov jäi unistuseks. Aga kosmos mõlkus tal meeles pidevalt. Teeme siukse inimketi, mida on võimalik kosmosest näha, jutustas ta kõikjal. Alguses mõtlesin ma, et mina küll sinna ketti ei lähe. Aga siis lõi nagu silme ees selgeks, jumal küll, milline hirmus oht. Kõik Baltikumi inimesed võtavad üksteisel käest kinni ja siis pole vaja muud teha, kui ühele neist kõva elektrilaeng anda. See kandub edasi ja mõne minutiga on kõik surnud. Küll siis on punastel pidu. Ma püüdsin Savisaart veenda, et ta niisugused ketid ja rihmad peast välja viskaks, ega ta punkar pole. Aga eks sa kõnele seinaga. Panin siis endale kummikud jalga ja kummikindad kätte ning läksin ja seisin ka seal ketis, otse keset Eesti maad, et vähemalt pooled eestlased ellu jääksid. Ma olin nagu pikse vardaks või nii. Õnneks ei juhtunud midagi. Eks tiblad vaatasid, et mina olen platsis ja nende kurjad mõtted läbi ei lähe ning loobusid kuritööst. Siis tahtis Savisaar ehitada Paabeli torni, mis ulatuks kosmosesse. Selle tipus peaks Heinz Valk kõne ja kisendaks kogu maailmale jälgist ülekohtust, mille osaliseks on saanud 3 väikest riiki, pajatas ta õhinal. Torni ehitamist pidi juhtima Enn Leisson, kes omal ajal rajas üksipäini ainuüksi oma käte jõul Siberisse pammi. Ma ei tea küll seda, mis see pamm on. Pamm, nagu trummidega oleks tegu või? Järsku mingi löökpilliansambel? Ei tea. Igal juhul Leisson selle tegi. Ja püüdis nüüd Paabeli torni ehitada, a see paraku läks untsu. Kiskus kiiva ja Savisaar otsustas, et paneb selle põlema, et seda tuld on kah kosmosesse hästi näha ja Heinz Valk võib ülekohtust ka tule ääres kisendada. Tuli tehtigi, peaaegu oleks Jaani kirik maha põlenud. Ustlikud inimesed kaitsesid oma kehadega pühasid müüre ja peksid märgade vihtadega lähemale hiilivaid leegikesi. Palju segadus sündis. Ainult Savisaar oli rahul ja kui tuli ära kustus, ütles, et nüüd teatakse kosmoses meie hädadest
ja jääb üle vaid ära oodata. Varsti olidki tulemused käes. Meriväljal hakkas jubedaid asju juhtuma. Rohelised mehikesed tungisid majadesse ning ründasid inimesi, mõned viidi kosmosesse kaasa ja jumal üksi teab, mis nendega seal tehti. Need üksikud, kes maa peale jõudsid, kõnelesid, et põhiliselt oli neid pinnitud seoses Balti keti ja suure tulega. Taheti teada, kes on Heinz Valk ja kuidas teda kätte saada. Üks kaval naine oli öelnud, et Valk elab tema õue peal koerakuudis. Selle peale võtsid ufonaudid koera kinni ja viisid kosmosesse. No ma ei tea, kas seda kõike saab nimetada eduks Eesti Vabariigi taastamisel. Aga niisugune see rahvarinde taktika juba kord oli. Step by step.